Kuna 6. klassi inglise keele õpiku järgmine teema on mystery, siis ma mõtlesin, et prooviks muuta klassiruum põgenemistoaks ja viia üks selline põgenemistoa tegevus läbi. Selleks leidsin ma ühe hästi vahva materjali internetist ja siin on siis õpetaja jaoks küll kõik ette taha ära tehtud. Tuleb lihtsalt asjad välja printida ja vaadata täpselt, mis kuhu käib. Et siin on siis kiri kõigepealt õpilastele, et ma jagan ülehomme õpilased 4 rühma ja igal rühmal on eri värvi materjalid. Et siin on siis siniste rühm. Kõigepealt nad loevad sellest läbi ja siin on nende esimesed vihjed. Et siin on nende nii-öelda kaart käsklusega, töökäsklusega. Siis nad hakkavad järjest avama ümbrikuid. Ümbriku sees on erinevad ülesanded jälle, mida nad peavad tegema, kus nad järgmised ja vihjed, et kus nad järgmise ümbriku leiavad. Et on siis väikesed ümbrikud. Et esimene suurem ümbrik peidetud raamaturiiulisse, see on siis ruuduga ümbrik. Et selle nad teevad siis koos lahti ja siit seest leiavad nad järgmised vihjed. Kõigepealt nad vaavad teksti koos läbi, et siin on erinevad koodid, mida nad peavad murdma ja iga ümbriku peal on ka QR-kood, mille nad peavad siis tahvelarvutis, nad muravad nagu lahti ja saavad teada järgmise vihje või siis sõna. Et siit järjest nad lähevad. Ja nad peavad siis koguma erinevaid selliseid õppevahendeid. Siin on erinevad ülesanded. Ja lõpuks, kui nad on kõik need ümbrikud üles leidnud, kõik ülesanded täitnud, siis on neil viimane kood, mille nad peavad murdma. Ja lõpuks on siis klassis ukse peal, teisel pool ust, siis väljapool ust on siis nende nii-öelda tasu, et nad leidsid oma direktori üles, et neil on direktor siis kadunud, keda nad pidid päästma. Aga nüüd tuleb mul teha siis seesama materjal kõik 4 või 3 rühmale veel siis. Materjalid on nüüd kõik laua peal valmis. Siin on meil punaste rühm, seal on rohelised, kollased ja siin on sinised. Õpilased jagasin ma eelnevalt juba rühmadesse ära. Ja nüüd kohe varsti peaksid siia jõudma.
Kõigepealt nad siis loevad selle sissejuhatava kirja läbi ja seejärel hakkavad ülesandeid lahendama. Et siit siis sellest lauast peaksid nad edasi liikuma raamaturiiulisse, kus nad peaksid leidma järgmise ümbriku. Igaüks võtab siis ainult oma värvi ümbriku. Siis nad lähevad tagasi laua juurde. Seejärel liiguvad nad siia pliiatsi teritaja juurde, kus nad leiavad järgmise ümbriku. Siis liiguvad nad siia kleeplindi juurde. Kleeplindi juures saavad nad järgmise ümbriku ning viimase ümbriku saavad nad siit tagant, siit alt. Nii, ja sealt tuleb neil vihje, et nad saavad kõige viimase ülesande sellest kohast, kuhu nad jätavad oma tööd, ehk siis siia korvi sisse, nad tavaliselt oma sõnade tööd või kontrolli panevad. Ja siit loevad nad välja, et direktor on ukse taga. Ja direktorit ma praegu veel ukse peale ei pane, direktori pilti, sest kui nad sisse tulevad, siis nad näevad seda juba. Selle ma panen siis, kui nad on klassis. Noh, nii. Loodan, et see tänane tegevus õnnestub. Tubli, Kristella, õige. Mida me siis tegema? Õpetame. Sellel meil on spinneril küsimus. Ma ei saa kõrgem. Musta ei võta ära. Okei. V1. Okei, nii, võta V1. Vaata, mis see Sinna sama, mis osta. See lihtsalt leidma ta. Hakkas palem! D. Lihtsalt leiab ta. Olge tasa. Jah, siis on kõik. Ei ole sellest viimasest ka mingi. See veel on ju. Me ei ole selle veel lahti näinud ju.